täna läheb siis luuviljaliste puude pritsimiseks mingisuguste kahjurite eest ja hetkel siis eemaldan seda siukest talve külmakaitseks pandud mingisugust kangast siin, et need on siin klambritega kinni pandud mul ja tundub, et on talve ilusti vastu pidanud ja pärast seda siis tuleb kogu see puu võra ilusti ära pritsida. Eelmine aasta olid mingisugused lehetäid ja asjad siin küljes ja see virsik oli niimoodi, et ma vaatasin, et see sureb lihtsalt ära, aga sügiseks mingisugused lehed ikkagi siia külge uued tekkisid, nii et vast peab see aasta vastu, eks see näha ole. Tänane ilm on veidikene tuulisem kui eile, aga ma ei tea, töö on vaja kuidagi ära teha ja pärast veidikene grillimist ka teha, esimene grill ära, nii et hetkel siis vaatame siit mingisugused voolikujupid, millega siis see kuramuse segu valmis teha. See tundub, et see on siuke paras jupp. Pikemat vist ei ole vaja. Sellega saab hakkama küll. Nii. Läheb see siia külge veel. 3 tolli vist, mitte toll, minu arust oli 3. See veel siia külge. Nii. Tundub nagu oleks timm, nüüd ta vesi lahti keerata. 10 liitri peale läheb selline kogus, selline asi siis, mis iganes see siis nüüd on. Viljapuude pritsimise komplekt, karbamiid ja vasksulfaat, marjapõõsastele ka, 700 grammi, läheb 9 liitri vee peale. Lausa valmistamisel kasutada plast, klaas, roostevabast anumeid, bla 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 bla. Pritsida siis, kui lumi on sulanud ja temperatuur on üle 0. No vot. No ma ei tea. Tõmbab mingi tuha ka veel laiali ja niisugused kaks komponenti siin on, et segame need segamini ja siin on mingi 5 värska veepudel, sellega segame siis. Nii, selle jama lahti siit keerata. Ossa kurat, kus oli mingis kuramuse vales režiimis vist miski. Nüüd on vähe parem. Ei tea. Tundub, et ei tööta see. Talvega ära minestanud vist. Korralik sinine, helesinine sükne vesi tuleb siit, et laguunisinine, ütleks ma isegi. Aga see peab korralikult ära lahustuma, jah. Kui palju sellest kasu on, seda ei tea. Mingi lehehaigus oli eelmine aasta, jah. Nii mustsõstardel ja punasõstardel ning kõik võimalikel luuviljalistel olid lehed kärnas. Ma ei tea, mis väidetavalt see peaks nüüd siis toimima. Et seda jama ei tuleks enam see aasta, no ei tea.
osad pungad hakkavad lahti tulema juba. Keegi kuskil rääkis mulle seda ka, et kui on hästi suured pungad, et siis need on lehetäidele head talvitumiskohad, kuigi selle aasta talv on olnud tegelikult kuramuse külm, nii et ma ei tea, kas siin on mingisuguseid tegelasi veel siis, mingeid kahjureid veel järgi jäänud või mitte. Igatahes üle ma sellega siin need põõsad lasen, nii et kui hea see saab, seda ei tea. Murelite pritsimine. Ilm on tegelikult täna väga hea. Veidikene võib-olla isegi oleks hea, kui tuult veits veel vähem oleks, aga sisuliselt saab kõik ilusti ära teha. Kõik need kuramuse oksad tuleb kokku lasta selle ainega, et sipelgad ja kõik muud võimalikud tegelased siit siis üles ronima ei hakkaks.